Tervist! Ma tahaksin teile natukene rääkida SQL-i andmekirjelduskeelest ja samuti tuua veel näiteid SQL-i andmekäitluskeele lausete kohta. Ja selleks, et seda soovi täita, lahendan ma läbi mõned ülesanded. Kõigepealt soovin ma läbi lahendada esimesed 2 ülesannet SQL kontrolltöö näitest. Ja lisaks on mul veel üks ülesanne, mis on tehtud, mida siis tuleks lahendada andmebaasi hotell põhjal. Ja plaan on jälle selline, et ma lahendan kõigepealt ülesande Accessi põhjal ja siis demonstreerin teile ka seda, et see sama kood, mille ma kirjutasin Accessi jaoks, et kas siis üldse ilma igasuguste muudatusteta või väga väikeste muudatuste järel on see käivitatav ka PostgreSQL-i ja LibreOffice Base andmebaasisüsteemide andmebaaside põhjal. Nüüd kõigepealt sissejuhatuseks, et mida siis kujutab endast SQL-i andmekirjelduskeel. SQL on selline suur ja mahukas andmebaasi keel, millel on mitmeid alamosi ehk alamkeeli. Ja üks nendest alamkeeltest on andmekäitluskeel, data manipulation language, et andmekäitluskeelde kuuluvad näiteks siis select lause, mis on mõeldud andmete otsimiseks, aga ka insert, update, delete ja merge laused, mis on mõeldud andmete muutmiseks. Aga on ka veel selline alamkeel nagu on andmekirjelduskeel, kuhu kuuluvad siis sellised laused nagu create, alter ja drop. Create, alter ja drop laused on mõeldud siis andmebaasi objektide haldamiseks. Create laused andmebaasi objektide loomiseks, drop laused andmebaasi objektide kustutamiseks ja alter laused siis võimaldavad muuta nende olemasolevate andmebaasi objektide struktuuri ja käitumist. Mõnikord sellesse andmekirjelduskeelde kuuluvaks loetakse ka sellised laused nagu grant ja revoke, mis siis vastavalt on mõeldud selleks, et jagada kasutajatele õiguseid andmebaasi kasutada ja võtta kasutajatelt õiguseid andmebaasi kasutada. Nüüd see, et millised create, alter ja drop laused on võimalik kasutada, sõltub konkreetsest andmebaasi süsteemist. Sellepärast, et erinevad andmebaasi süsteemid toetavad erinevat hulka andmebaasi objektide tüüpe ja nende pakuvad nende loomise võimalust. Nii et kui me näiteks räägime Accessist, siis Accessis on meil võimalik luua baastabelid, selleks on create table lause. Accessis on meil võimalik luua vaateid ehk virtuaalseid tabeleid, selleks on create view lause. Accessis on võimalik luua baastabelitele indeksid selleks, et kirjeldada sealt andmete ülesleidmist, et selleks on create index lause ja lisaks sellele on võimalik luua ka veel selliseid lihtsamaid protseduure, mis sisuliselt iga protseduur pakendab ühte andmekäitluse lauset, nii et Accessis on toetatud ka create procedure lause. Et võrdluseks, kui me näiteks vaatame PostgreSQL-i, et mul on siin välja võtta nüüd PostgreSQL-i dokumentatsioonist ja iga Postgresi poolt toetatud andmebaasi objekti tüübi kohta on siis siin Postgresi SQL-i dialektis ehk mägimurrakus eraldi create lause. Et nagu te näete juures oleval pildilt, siis siin create laused on ikka päris palju, et on võimalik luua igasuguseid erinevaid andmebaasi objekte. Sealhulgas, nii nagu ka Accessis, on võimalik luua baastabeleid, on võimalik luua vaateid, on võimalik luua indekseid ja on võimalik ka luua protseduur. Nii, aga hakkame siis pihta ja esimene ülesanne on siis selline, et lisada tabelisse tudeng veerdnimega kommentaar. Et tekstiväli võimaldab sisestada kuni 150 tähemärki. Tegemist peab olema mittekohustusliku veeruga. Lisaks tuleb kirjutada lause, mis kustutab veeru kommentaar tabelist tudeng. Nii et selle ülesande lahendamiseks mul on vaja kirjutada 2 eraldi lauset, et ühe lausega ma lisan tabelisse veeru ehk muudan tabeli struktuuri, teise lausega kustutan tabelist veeru ehk muudan jälle tabeli struktuuri.
Võib-olla kommentaariks võiks ka öelda seda, et te näete siin selles ülesande tekstis on pandud selle tabeli ja veeru nimi jutumärkides. Et oma SQL lauses me neid jutumärke kindlasti kasutama ei peaks, et need jutumärgid on siin puhtalt parema loetavuse huvides. Et SQL-is üldiselt siis neid nimesid ehk identifikaatoreid, mis on pandud jutumärkidesse, neid kutsutakse siis piiritletud identifikaatoriteks, inglise keeles siis delimited identifier. Ja piiritletud identifikaatorid on sellised, kus on natukene rohkem vabadust võrreldes selliste tavaliste või mitte piiritletud identifikaatoritega, mis ei ole jutumärkides. Et piiritletud identifikaatorites võib kasutada selliseid sümboleid, mida muidu nimedes kasutada ei või, nagu näiteks tühikud. Piiritletud identifikaatorid võivad olla võtmesõnad, reserveeritud sõnad. Aga väga oluline asi on ka see, et kui mul on nüüd SQL-is see identifikaator ehk nimi jutumärkides, siis ta on ühtlasi ka tõstutundlik case sensitive. Ja vähemasti nüüd SQL-i kontekstis ja andmebaasi kasutamise kontekstis sellised tõstutundlikud identifikaatorid kindlasti muudavad selle kasutamise keerulisemaks. Ja sellepärast ma enda poolt soovitaksin kindlasti selliste tõstutundlike identifikaatorite kasutamist vältida ja mitte panna siis neid nimesid ehk identifikaatoreid jutumärkides. Access'i kohta veel olgu öeldud, et Access'is tegelikult ma tabelite nimesid ei saagi jutumärkidesse panna ja veeru nimede korral, et kui nad on jutumärkides, et siis nad ei ole tõstutundlikud. Nii et mida mul oleks vaja teha? Mul oleks siis vaja muuta tabeli struktuuri ja ma lisan siia, võtan siit lahti nüüd uue akna ja ütlen, et ma siis tahan hakata kirjutama siia SQL koodi. Ja need laused on iseenesest väga lihtsad ja kõigile, kes inglise keelt natukene oskavad, nad tegelikult peaks olema niimoodi ennast ise lahti seletada. Alter table ehk muuda tabeli struktuuri, siis tuleb öelda tabeli nimi. Antud juhul on tabeli nimi tudeng. Add column ehk lisaveerg. Siis tuleb öelda veeru nimi, nii et tabelis igal veerul on nimi ja igal veerul on ka andmetüüp. Nii et veeru nimi on kommentaar ja oli öeldud, et tegemist peab olema tekstilise veeruga, nii et see andmetüübi nimi on varchar. Ja maksimaalselt 150 märki pikk, see tuleb kirjutada siia sulgudesse, et see on selline väljapikkuse piirang, et see ütleb siis seda, et maksimaalne kommentaari pikkus, mida me iga tudengi korral saan registreerida, on 150 märki. SQL-i tabelis kõik veerud, mis ei kuulu primaarvõtmesse vaikimisi, on mitte kohustuslik ehk lubavad neid nulle. Nii et teiste sõnadega, kui ma veerule niimoodi ekstra ei deklareeri sellist piirangut, et seal on nullid keelatud, siis vaikimisi on sellele veerule vastavates väljades nullid lubatud. Ehk tegemist on mitte kohustusliku veeruga. Nüüd kopeerin siit selle lause ja selleks, et seda lauset käivitada, tuleb mul jälle hakata siis kirjutama seda päringut. Et ükstaskõik, kas ma siis tahan kirjutada andmete otsimise lauset, andmete muutmise lauset või andmekirjelduse lauset, et alati siin Access'is tuleb alustada sellest päringu kujundusest ehk query disainist. Close SQL view ja kopeerin selle lause siia. Nüüd lause käivitamiseks vajutan siis sellele punase hüüumärgiga nupule, et kui ei teki mingisugust tõrget või viga, et siis ma mingit tagasisidet ei saa, millest ma pean järeldama, et selle lause täitmine õnnestus. Kui ma nüüd käivitan selle lause teist kord, siis ma saan veateate ja veateade ütleb mulle seda, et tabelis tudeng on sellise nimega veerg juba olemas. Nii et tuletan siin meelde siis SQL-i reeglit, mille kohaselt nimega tabelis ei tohi olla kahte samasuguse nimega veergu. Et ilma nimeta tabelis, mida te saate moodustada select lause tulemusena, et seal on tõesti lubatud selline olukord, kus teil on selles select lause tulemuses mitu veergu, millel on ühesugune nimi. Aga nimega tabelis sellist olukorda olla ei tohi.
Nüüd, kui te tahate vaadata, et kas see veer tõepoolest ikka on siia tabelisse lisatud, siis kui ma klõpsan tabelil tudeng, võtan lahti siit kujundusvaate, design view, siis ma näen, et tõepoolest on see veer siia tabelisse lisatud. Andmetüüp lühitekst viitabki siis sellele, et ma kasutasin andmetüüpi nimega varchar. Välja suuruseks field size 150, see on siis see väljapikkuse piirang. Ja nõutav ehk required on no, ei, mis siis ütleb seda, et tegemist on mittekohustusliku veeruga. Ja nagu te näete siin Access'is vaikimisi on lubatud nullpikkusega stringid, sellepärast et ma ei ole seda ära keelanud, nii et tegelikult samamoodi oleks see lubatud vaikimisi ka kõikides teistes SQL andmebaasi süsteemides. Ja siinkohal siis lihtsalt meenutan, et tühistring ei ole sama mis null, et tühistring on väärtus, mis sest väga lühikene väärtus, aga null on selline spetsiaalne marker või tähis, mis siis tähistab väärtuse puudumist. Nii et kui te näiteks tahaksite siis täiendavalt ära keelata, et ütleme selles veerus ei ole lubatud need nullpikkusega stringid, et siis siin Access'i puhul on seda võimalik teha läbi selle graafilise kasutajaliidese, öelda, et luba nullpikkusega on ei, aga SQL'is üldiselt ja sealhulgas tegelikult ka Access'is oleks siis selle jaoks võimalik defineerida tabelis check kitsendus, mille abil ma siis piiran neid võimalikke väärtuseid, mida on võimalik kommentaari välja lisada. Nii, aga see ei olnud hetkel ülesande teemaks. Nüüd ülesande teine pool oli siis see, et mul tuleks tabel ära kustutada. Mitte tabel, vaid veerg ära kustutada. Jälle muuta selle tabeli struktuuri. Alter table tudeng, drop column ja veerul on nimi, nii et ma viitan siin kontekstis siis veerule nime järgi, et ma ei saa näiteks järjekorranumbri järgi veerule siin viidata. Nii et alter table tudeng, drop column ja siis selle tabeli veeruni. Nüüd, kui ma tahan seda lauset käima panna ja mul on see tabel avatud, siis näete, ma saan sellise veateate, et andmebaasi mootor ei saanud lukustada tabelit tudeng, kuna seda kasutab teine kasutaja või protsess. Et kui ma tahan muuta tabeli struktuuri, et siis oleks vaja selle muudatuse läbiviimiseks eksklusiivset juurdepääsu sellele tabelile. Ja kui mõni teine protsess parajasti ka seda tabelit kasutab, et kas on ta siis siin selles struktuuri muutmise vaates või on ta siis selles andmete vaatamise vaates, et siis ei ole võimalik seda tabelit eksklusiivselt lukustada selleks, et saaks seda struktuuri muudatust läbi viia. Nii et ma pean kõigepealt selle tabeli kinni panema ja nüüd saan siis käivitada selle struktuuri muudatuse. Nii et ükskord vajutan käivitamise nupule, midagi ei öelda, teist korda vajutan, nüüd mulle öeldakse, et tabelist on see veerg ära kustutatud. Nüüd, mis puudutab siis selle koodi kirjutamist, seda koodi siis PostgreSQL-i jaoks, et PostgreSQL-is tegelikult on see kood või oleks see kood täpselt samasugune ilma igasuguste eranditeta, või erisusteta, et vajutan siin sellele db-fiilis, sellele run aknale ja nagu te näete, mõlemad need laused jooksid läbi ja mingit viga nad mulle ei andnud. Ja mis puudutaks nüüd selle koodi käivitamist siis seal LibreOffice Base'is, et siis muudan siin jälle selle convert case to uppercase ja võtan siis nüüd lahti selle tudengi andmebaas ka LibreOffice Base'is. Ja meenutan siis seda, et LibreOffice Base'is nüüd erinevat tüüpi SQL lauset käivitamiseks on siis siin kasutajaliideses erinevad kohad. Nii et kui ma tahan käivitada select lauseid, et siis ma peaksin võtma siit alajaotuse päringud ja saaksin siin näiteks koostada päringu SQL vaates.
aga kui ma tahan käivitada mis tahes muud tüüpi SQL laused, siis selleks tuleb valida tööriistad ja SQL ja siin on selline üsna pisikene aken või nagu lukuauk, kuhu siis tuleks kopeerida need laused. Kopeerin need laused siia, vajutan käivitamise nupule ja mulle tegelikult öeldakse, et nii-öelda mõlemad laused täideti edukalt ilma vigadeta. Nii et toimis see kood samamoodi ka siis LibreOffice Base'is. Nii et näiteks selline andmetüüp nagu varchar, et selline andmetüüp on siis olemas nii Access'is, on olemas Postgres'is, kui on ka siis olemas selles HSQL DB's, mis on siis kasutusel siin LibreOffice Base'i taga selle andmebaasi mootor. Nüüd siis teine ülesanne, lisada tudengitele, kelle vastuvõtuaeg on enne 1995. aastat ja kelle õppesuuna täis ja 2 esimest tähte on LZ kommentaar. Peab varsti lõpetama. Koostage lause nii, et kui veerus kommentaar on juba väärtus olemas, siis lisatakse see tekst olemasoleva teksti alguses. Nii et nüüd mul tegelikult selle koodi käivitamiseks oleks siis vaja kõigepealt uuesti see luua siin tabelis veerg, et tudengitabelis on kommentaari veerg ja nüüd ma saaksin siis hakata sinna kommentaari veergu midagi kirjutada. Nii et selleks, et muuta kommentaari veergu kommentaari välja kirjutatud väärtust, kas siis sinna välja midagi kirjutada või ka näiteks sealt väljast väärtus ära kustutada, et selleks mul on vaja kirjutada update lause. Update tudeng, set kommentaar võrdub. Ja siis oli öeldud, et tuleb panna kommentaar, et peab varsti lõpetama. Et see läheb siis nende ühekordsete ülakommade kapostroofide vahele. Ja tegelikult ega ei saa välistada, et keegi vahepeal on jõudnud tudengitabelisse juba andmeid kirjutada ja kommentaari välja midagi lisada. Nii et ma pean kirjutama selle lause siis sellisel viisil, et olemasolev kommentaar ka säiliks. Ja see uus kommentaar pannakse selle olemasoleva kommentaari alguses. Nii et siia ma kirjutasin siis sellise avaldise, kus kohas arvutatakse välja uus kommentaari väärtus, kus juures selle uue väärtuse arvutamises kasutatakse olemasolevat väärtust. Ehk olemasolevale väärtusele algusesse pannakse juurde see tekst. Ja kuna võib juhtuda, et see kommentaari väli oli tühi, et siis jääks siia teksti lõppu selline tühik ja sellest tühikust vabanemiseks ma pean kasutama siis või kasutaksin siis trim funktsiooni. Ja nüüd selleks, et siis vabaneda, et kui ma nüüd käivitaksin selle lause sellisena, nagu ta on, siis kirjutatakse kommentaar kõikidele tudengitele. Kui ma kõikide tudengite puhul seda kommentaari muuta ei taha muuta ainult teatud kindlatele tingimustele vastavad tudengite puhul. Et siis sellisel juhul tuleks kirjutada siia sellesse lausesse where clause, mis on siis piirav tingimus. Nii et nii-öelda tudengitabelis on selline veerg, nagu on vastuvõtuaeg. Et see vastuvõtuaeg peab olema enne aastat 1995. Ja teine tingimus oli see, et õppesuuna täis ja 2 esimest tähte on LZ. Nii et teine tingimus oleks siis see, and õppesuund peab vastama siis mustrile, mille kohaselt kõigepealt on tähed LC ja siis tuleb edasi 0 või rohkem suvalist märki. Nii et ma muudan teatud kindlale tingimusele vastavaid tudengid. Ja nüüd panen siis selle tudengitabeli siin kinni ja käivitan
lause ja mulle öeldakse, et olete värskendamas 2 rida. Nii et kui ma võtan siit lahti tudengi tabeli, siis tõepoolest on siia tekkinud nüüd 2 rea pool siis ja kommentaari välja väärtus. Nii, et nüüd milline oleks lause siis PostgreSQLis? Et no väga palju ei ole siin vaja muuta. Et kõigepealt siis PostgreSQLis stringide konkatenatsiooni operaator oli 2 püstkriipsu. Siis nüüd see stringide konkatenatsiooni operaator siin Postgresis toimis selliselt, et kui üks ühendatavatest oli null, et siis on ühendamise tulemus ka null. Nii et siin näiteks oleks siis variant kasutada funktsiooni qualist, mis siis asendab selle nulli tühja stringiga. Nii et see qualist tagastab siis vasakult lugedes esimese argumendi, mis ei ole null. Ja funktsiooni year asemel oli PostgreSQLis selline funktsioon nagu extract, et extract year from vastuvõtu aeg. See aasta peab olema väiksem kui 1995. Ja kui ma nüüd võtan ja panen selle koodi siia ja teen ka siis nüüd päringu kõige lõpuks tabeli tudengpõhjast. Jooksutan siit selle koodi kõik läbi, et siis nagu te näete, esimese 2 lause täitmine õnnestus. Ja siis on mul ka siin 2 tudengit, kelle puhul on siis siia kommentaari välja lisatud see kommentaar, et nad peavad varsti lõpetama. Mis puudutab siis seda koodi LibreOffice Base'is, siis siin peaaegu oli ta samasugune. Convert case to uppercase, paneme siia, et peab varsti lõpetama. Ja siin oli siis selle trim funktsiooni pool vajalik siis kasutada seda, oli vaja ära näidata, et kus kohast kas siis tuleb algusest või lõpust eemaldada siis need sümbolid ja millised need sümbolid peaksid täpselt olema. Nii et trailing tühik from peab varsti lõpetama. Nii et siin see trim funktsioon nõuab natukene teistsugust sisendit. Ja ma ütlesin selle trailing siin praegu sellepärast, et siin see tühik saab tekkida just nimelt siia selle stringi lõpp. Ja nüüd, kui ma siis võtan lahti siit selle akna, kõigepealt lisan tabelisse veeru ja siis update lausega muudan sellele veerule vastavates väljades olevaid andmeid. Nii et kui ma võtan lahti tabeli tudeng, et siis ka siin on näha, et on nüüd siin tabelisse kommentaari veer ja siia kommentaari veerule vastavasse välja on tõepoolest midagi ka kirjutatud. Et need oleksid siis ülesanded, mille ma lahendasin andmebaasi tudengpõhjal. Ja nüüd on mul veel üks ülesanne, mida ma siis sooviksin lahendada andmebaasi hotell põhjal. Nii et võtan lahti andmebaasi hotell. Ja andmebaasis hotell mul on tegelikult selline tabel olemas nagu külaline koop. Ja nüüd ma pean siis tegema mõningaid tegevusi selles tabelis külaline koop. Nii et kirjutage lause, millega kustutate kõik read tabelist külaline koop. Et
see muideks on vajalik sellepärast, et kui ma nüüd hakkan näiteks lisama siia tabelisse mingisuguseid kitsendusi, siis andmebaasi süsteem kitsenduse lisamisel kontrollib kohe seda, et kas need andmed, mis on tabelis, on selle kitsendusega kooskõlas või mitte. Ja kui nad ei ole kooskõlas, siis sellisel juhul selle kitsenduse lisamine ebaõnnestub. Nii et kõigepealt ma pean siis kustutama kõik read tabelist, külaline koop. Järgmiseks on mu vaja tabelisse külaline koopia lisada primaarvõtme kitsendus, et külalise number on siis primaarvõtme. Nii et täpselt nagu ma saan muuta tabeli veergude struktuuri, saan ma alter table lausetega lisada ka tabelisse kitsendusi ja kustutada tabelist kitsendusi. Ja selle kaudu tegelikult muuta selle tabeliga seotud käitumist. Nii et alter table külaline koopia, add constraint ja nüüd oleks vaja anda sellele kitsendusele nimi. Ma kasutan näiteks sellist nimetamise stiili, et kõigepealt on eesliide PK ja siis tuleb tabeli nimi. Külaline koopia, primary key ja siis tuleb sulgudes näidata, et milline veerg või millised veerud on selle kitsendusega kaetud. Järgnevalt kirjutage lause, millega deklareerite, et veerg eesnimi on tabelis külaline koopia kohustuslik. Et siin Accessis peame seda kirjutama niimoodi, alter table külaline koopia, alter column eesnimi ja ma pean tegelikult siin Accessi puhul ära nimetama ka selle tabeli veeru andmetüübi ja vaat nüüd ma saan siin öelda, et tegemist on kohustusliku veeruga. Et ma ei saa, mul ei saa otse öelda, et lihtsalt, et set not null, et ma pean muutma selle veeru omadusi. Veeru tüüp väljapikkuse jäävad samaks, aga lisandub juurde siis not null kitsendus. Ja siis kirjutage lause, millega lisate tabelis külaline koopia, veerule aadress vaikimisi väärtuse eest. Alter table külaline koopia, alter column aadress, set default. Ja nüüd Access tahab, et see vaikimisi väärtus oleks pandud jutumärkides. Mis on natukene segadust tekitada, sest nagu ma rääkisin, et SQLis üldiselt jutumärkidesse pannakse identifikaatorid ehk nimed. Aga nüüd, kui ma siis siin Accessi puhul defineerin seda vaikimisi väärtust, et siis ma peaksin kasutama just jutumärke. Et kui ma jutumärkide asemel kasutaksin neid ühekordseid ülakomasid ehk apostrof, et siis tegelikult oleksid need ülakomad osa sellest vaikimisi väärtust. Et seda ma ei soovi. Nii et proovin siis nüüd need laused käima panna. Delete from külaline koopia. Kustutan tabelist ära 5 rida. Lisan tabelis primaarvõtme kitsenduse. Ja nüüd, kui ma tahan veenduda, et ma tabelisse primaarvõtme kitsenduse tõepoolest lisasin, et kui ma võtan selle tabeli nüüd selles kujundusvaates ehk disaini vaates lahti, et siis näete, on siia selle veeru ette külalise number tekkinud selline võtmekese märk. Ja võib-olla tasub ka siis mainida seda, et Accessis nagu ka tegelikult paljudes teistes andmebaasi süsteemides, kui te defineerite tabelis kas siis primaarvõtme kitsenduse või unikaalsuse kitsenduse, siis loob andmebaasi süsteem selle toetuseks automaatselt indeks. Selleks, et oleks võimalik selle kitsenduse täidetust lihtsamalt ja kiiremini kontrollida.
ja selle indeksi nimi saab olema samasugune nagu kitsenduse nimi. Nii et see on ka jälle üks nendest põhjustest, et miks pärast anda kitsendusele ise nimi ja anda see nimi niimoodi, et ta oleks võimalikult arusaadav ja sisukas. Nii et kui ma tahan Access'is näha tabeliga seotud indekseid, et siis ma lähen tabeli disaini vaatesse, klõpsan siin sellel kujunduse ehk disaini menüü alt sellel nupul indeksid ja tuleb lahti siis aken, kus kohas ma näen tabeliga seotud indeksid. Nii et antud juhul selle primaarvõtme toetuseks loodi automaatselt indeks. Nüüd ma deklareerin, et see veerg on kohustuslik veerg. Ja kui ma nüüd võtan tabeli külaline koopia lahti, lähen siia disaini vaatesse ja vaatan veeru eesnimi kirjeldust, siis nüüd ma näen, et siin on see veeru omadus nõutav. Required on eesnime puhul jah, ehk yes, ehk eesnimi on nõutav, aga perenime korral on ta endiselt no ehk ta ei ole nõutav. Nii et eesnime veerul on siis not null kitsendus. Ja nüüd ma lisan siia tabelisse külaline koopia ka siis vaikimisi väärtus. Et alter kolumalt kolumaadress, et default Eesti. Kui ma võtan lahti selle tabeli siin andmete vaatamise ja sisestamise vaates, et näete, nüüd on see sõna Eesti siin nähtav, et see ei ole mitte see, mida te siin praegu näete, ei ole mitte üks rida tabelis, vaid see on koht graafilises kasutajaliideses, mille kaudu on võimalik hakata tabelisse ridu lisama. Nii et see Eesti antud juhul on siis vaikimisi väärtus ja kui ma lähen disaini vaatesse, vaatan seda veergu aadress, siis ma näen, et sellel veerul aadress on siis üks omadus vaike väärtus, default value ja see on antud juhul siis Eesti. Nüüd, mis puudutab siis seda koodi kõigepealt PostgreSQL-i jaoks. Et PostgreSQL-is see lause on täpselt samasugune, see lause on täpselt samasugune. Siis selleks, et öelda, et veerg on kohustuslik, ei ole mul vaja üle korrata, et milline on selle veeru tüüp ja väljapikkus, et siin ma lihtsalt ütlen, et set not null ja kui ma defineerin tabelile vaikimisi väärtust, et siis jutumärkide asemel ta peaks olema nende ühekordsete ülakomade ehk apostroofide vahel. Ja kui ma võtan nüüd selle koodi ja siin on mul see hotelli andmebaas, nii-öelda selles DB-Fiddlis avatud siis selle hotelli andmebaasi loomise skript. Ja kui ma vajutan siia run nupule, siis te näete, et kõik need laused jooksid läbi, ükski nendest siis viga ei andnud. Ja mis puudutab siis LibreOffice Base'i, siis ka siin on see kood täpselt samasugune, nagu ta oli PostgreSQL-is, nii et see on praegu siis tudengite andmebaas. Panen selle kinni ja võtan lahti siit hotelli andmebaasi LibreOffice Base'is. Ja võtan siit siis tööriistad SQL ja vajutan käivitamise nupule ja siit on näha, et kõik need laused siis täideti edukalt ära, et ma ei saanud siin hetkel vea teada. Niimoodi, et see oli siis esimene osa sellest ülesandest. Ja nüüd teine osa sellest ülesandest peale seda, kui ma seda tabelit külaline koopia niimoodi ette valmistas, et oleks siis lisada tabelisse külaline koopia andmeid. On vaja lisada siis andmed kõikide nende külaliste kohta, kes pole teinud reserveerimise mitte üheski Tallinna hotelli luksusnumbris. Nii et mida mul oleks siis vaja teha? Mul oleks vaja leida kõik sellised külalised, kes on teinud reserveerimist
Tallinna hotellide luksusnumbrites. Ja seejärel kõik ülejäänud külalised on siis sellised, kes sellistes luksusnumbrites reserveerimisi teinud ei ole. Et pöörake tähelepanu, et mul on vaja leida ja tabelisse külaline koopia, lisada ka selliste külaliste andmed, kellel pole üldse mitte ainsatki reserveerimist, sellepärast et ka nemad kuuluvad selliste külaliste hulka, kellel ei ole mitte ühtegi reserveerimist Tallinna hotellide luksusnumbrites. Nii et ma alustan sellest, et ma otsin hoopis selliseid külalisi, kes mulle huvi pakkuvad tingimust ei roolda ja seejärel leian siis kõik ülejäänud külalised. Nii et kui ma kirjutan niimoodi, siis ma leian kõik reserveerimised. Nüüd ma tahaksin siis ühendada tabeli reserveerimine kokku tabeliga ruum. Ja nüüd, kui ma siis kirjutan siin seda ühendamise tingimust, et siis ma ei tohiks ära unustada seda, et tabelis ruum, unikaalne identifikaator ei ole siis mitte ruuminumber üksinda, vaid on kombinatsioon ruuminumbrist ja hotellinumbrist. Nende kahe kombinatsioon identifitseerib unikaalselt ruumi. Nii et kui ma siis ühendan kokku tabelit reserveerimine ja ruum, siis mul on vaja kirjutada kaks ühendamise tingimused, üks ruuminumbri kohta ja teine siis hotellinumbri kohta. On reserveerimine punkt ruuminumber võrdub ruum punkt ruuminumber and reserveerimine punkt hotelli number võrdub ruum punkt hotelli number. Nii et ma kirjutan siia sellesse, ma viin läbi tabelite ühendamise, kirjutan ma siia kaks ühendamise tingimust. Nüüd tabeli ruum põhjal ma saan teada, et milline on ruumitüüp, et kas ruumitüüp on luksusnumber või mitte. Aga tegelikult oli küsimus ka selle kohta, et millises linnas on hotell. Nii et ma tahaksin siia ühendada ka tabeli hotell selleks, et ma saaksin siia piiravasse tingimusse või otsingu tingimusse kirjutada ka selle tingimuse, et linn peab võrduma Tallinn. Ja nüüd siis mäletatavasti Accessis ma nüüd, kui ma tahan ühendada kokku rohkem kui kaks tabelit, pean siis kasutama siin selles ühendamise osas sulge. Nii et ma panen siis selle osa sellest lauses sulgudesse ja kirjutan siin inner join hotell on ruum punkt hotellinumber võrdub hotell punkt hotellinumber. Et mis järjekorras ma kirjutan siin siia tingimusse neid viiteid nendele veerkodele, et kas kõigepealt on viide hotellitabeli hotellinumbrile veerole hotellinumber või kõigepealt on ruumitabeli viide ruumitabeli veerole hotellinumber, et see ei ole oluline, et see ei muuda tulemust. Ja panen selle lause käima veendumaks vahepeal, et see lause ikkagi kood, mis ma kirjutan, ikkagi töötab. Ja päringu tulemuses on mul nüüd selline väljavõtt reserveerimiste kohta, et siin on üks rida iga reserveerimise koht ja mul päringu tulemuses on näha andmed nii kõikidest tabeli reserveerimine veergudest, kui on näha ka andmed reserveerimisega seotud ruumi kohta, kui on siis näha ka andmed selle hotelli kohta, kus kohas see ruum asub, ehk siis tegelikult selle hotelli koht, mille ruumi reserveeriti. Ja nüüd ma lisan siia juurde siis piirava tingimuse, et mind huvitavad ainult sellised read, kus linn võrdub Tallinn. Ja lisaks peab olema siis ruumi tüüp peab võrdlema luksusnumber. Ja kui ma panen selle lause uuesti, kui ma panen selle lause käima,
siis see käivitub ja näete, need on siis 25 reserveerimist, mis on tehtud Tallinna hotellide luksusnumbrid. Nüüd, nagu te näete, hetkel on mulle kirjutatud see tärn. Mind kindlasti ei huvita andmed kõikidest nendest veergodest, tegelikult huvitavad ainult külaliste numbrid. Kui ma kirjutan siia select külalise number, siis nüüd, mida ma olen leidnud või teinud, ma olen üles leidnud kõikide selliste külaliste numbrid, kellel on mõni reserveerimine Tallinna hotellide luksusnumbrites. Ja järelikult kõik ülejäänud külalised, kelle numbreid ma siin praegu ei leidnud, et need on siis need külalised, kes ei ole üheski Tallinna hotelli luksusnumbris reserveerimist teinud. Selleks, et leida üles kõik ülejäänud külalised, kirjutan siis niimoodi, sellega külalise number, eesnimi, perenimi, from külaline, where külalise number, not in ja siia kirjutan siis alampäring. Nii et alampäringuga leian selliste külaliste numbrid, kellel on vähemalt üks reserveerimine mõnes Tallinna hotelli luksusnumbris ja põhipäringus küsin siis tabelist külaline kõik ülejäänud külalised. See tagab, et mul tulemuses on ka näiteks sellised külalised, kellel ei ole ühtegi reserveerimist, et selliste külaliste andmed on tabelis külaline, aga selliste külaliste andmeid ei ole tabelis reserveerimine. Ja kui ma selle koodi käima panen, no siis leitakse mulle antud hetkel siin üks selline külaline. Et olgu siis meelde tuletatud, et ma selle not in'i asemel võiksin kirjutada ka näiteks niimoodi, et külalise number ei võrdu mitte ühegi alampäringu poolt leitud külalise numbriga. Ja ka see kood siin töötab. Niimoodi, et nüüd, kui ma olen leidnud sobivad read, sobiva struktuuriga read, siis on vaja nüüd need read lisada tabelisse külaline koopia ja selleks on siis insert laus. Et rõhutan, et kindlasti mitte select into laus. Et see on ka selline ütleme, mitte sagedane, aga ikka ette tulev viga, et kasutatakse või üritatakse kasutada siis selleks, et olemasolevasse tabelisse andmeid lisada select into lauset. Et Access'is selle select into lause käitumine on selline, lause puhul käitumine on selline, et olemasolev tabel kustutatakse kogu naha ja karvadega ära, luuakse uuesti. Nii et kõik selles tabelis olnud andmed lähevad kaotsi, kõik selle tabeliga seotud kitsendused lähevad kaotsi, kõik selle tabeliga seotud olnud indeksid lähevad kaotsi. Et sellist asja kindlasti ei saa lubada. Nii et selleks, et lisada andmeid olemasolevasse tabelisse, selleks on insert lause. Ja üks variatsioon sellest insert lausest on siis selline, et kus ma leian select lausega sobiva struktuuriga read ja lisan nad siis tabelis. Külaline koopia. Ja nüüd ma loetlen üles veergode nimed, külalise number, eesnimi, perenimi. Praegu juhuslikult need veergode nimed on ühesugused, need veergode nimed võivad olla ka erinevad, et see ei ole oluline. Oluline on see, et õiged andmed läheksid õigesse veer, et olgu selle veeru nimi milline tahes. Ja nagu te näete, ma ei anna praegu väärtust veerule aadress, sellepärast, et veerul aadress on defineeritud vaikimisi väärtus. Nii et ma kasutan siis seda vaikimisi väärtust. Ja nüüd ma siis võtan siit selle lause. Panen selle siia. Vajutan käivitamiseks nupule ja kui ma võtan lahti tabeli külaline koopia, siis te näete, et siia on tekkinud rida ja siin see aadressi väli, et kuna ma selle aadressi välja jaoks väärtust ei andnud, siis siin kasutati seda vaikimisi väärtust.
Et selline oleks siis lahendus Accessi korral. Nüüd, kui me räägime PostgreSQList, et kõigepealt demonstratsioon, et seesama kood töötab ka PostgreSQLis üldse ilma igasuguste muudatustega. Nii et ma võtan nüüd korraga kõik need laused, panen need siia ja panen siia lõppu ka siis päringu select turn from külaline koopia. Ja kui ma siis vajutan siin sellele run nupule, et siis ma näitan, tegelikult selline hea viga, et kui ma nüüd selles mõttes, et see on nagu õpetlik, et vaadake, kui ma panen siia järjest neid lauseid, siis ma ei tohi unustada siia lause lõppu panna semikoolonit. Sellepärast muidu ei saa programm aru, kus kohas üks lause lõpeb ja teine lause algab. Nii et mis iganes kasutajaliides, keskkond, andmebaasisüsteem, mille vastu te sellisel viisil käivitate järjest laused, et te peate iga lause lõppu panema selle lause lõppu tähistava sümboli, milleks enamasti on semikoolon. Ja vajutan nüüd uuesti run nupule ja näete nüüd tõrget ei olnud. Kõik need laused järjest jooksutati läbi. Nii et kõigepealt täideti ära siin vasakul pool olnud laused, tekitati see skeem ja siis täideti järjest ära ka siin paremal pool olnud laused. Nii et kustutati read tabelist külaline koopia, lisati primaarvõtme kitsendus, deklareeriti, et eesnimi on kohustuslik, deklareeriti veerule aadress vaikimisi väärtus, lisati tabelisse külaline koopia andmed külaliste kohta ja nüüd see viimane päring näitab, et tõepoolest see lisamine ka siin õnnestus ja siia tekkis siis selline külaline. Kui me räägime sellest, et ütleme, et PostgreSQL, et ma saaksin siin kirjutada midagi teisiti, et ma saaksin siin natukene kirjutada lühemalt. Et ma kõigepealt ei pea tingimata Postgresi korral kasutama neid sulgusid. Ja teiseks ma saan kasutada tabelite ühendamisel sellist kompaktsemat syntaksi. Nii et using Nii et kui on nüüd niimoodi, et mul on erinevates tabelites samanimelised veerud ja ma soovin neid tabeleid ühendada üle nende veergud, siis ma ei pea pikalt välja kirjutama seda ühendamise tingimust, vaid saan kasutada sellist kompaktsemat using syntaksi. Et Access seda paraku ei toeta, PostgreSQL toetab. Ja muideks using syntaksi kasutamise võimalus oleks ka üks põhjus, et miks pärast ma ei soovita teile sellist lähenemist, kus te panete kõikides tabelites primaarvõtme veergudele nimeks näiteks IV või kood, sellepärast et välisvõtme veergude nimed oleksid sellest kindlasti erinevad. Ja kui te kasutate sellist nimetamise viisi, siis te seda mugavat kompaktset using syntaksiga kasutada ei saaks. Nii et kui ma siis võtan ja proovin seda koodi siit nüüd uuesti käivitada, et asendan siis selle lause siin. Selle lausega siin jälle ei tohi unustada siia lõppu panna semikoolonit. Jooksutan siin need laused läbi, et siis näete, endiselt töötab, tulemus on samasugune. Ja mis siis puudutab nüüd seda LibreOffice Base'i, et siis siin
ma muudan siis jälle ära edit siis to uppercase. Siia tuleb kirjutada ikka väikeste tähtedega Tallinn ja luksusnumber, sellepärast et nii Postgres kui LibreOffice Base kasutavad tõstutundlikku otsingut. Ja siin ei tahtnud see LibreOffice Base ka neid sulge. Et võtame ja paneme siin. Ja käivitamine on edukas. Et kui ma siin proovin seda sulgudega varianti, et siis näete, ma saan veateat, et nagu te näete, Access just nimelt tahtis, et mul oleks siin need sulud, kui ma seda ühendamist läbi viin. Ja nüüd see LibreOffice Base, tema just ei taha, et siin oleks sulg. Ja Postgres antud juhul siis jälle kõige paindlikum, et temal vahet ei ole, et talle sobib nii see, kui on sulud, kui ka see, et neid sulge siin ei ole. Nii et jälle lihtsalt üks selline pisikene näide on selle kohta, et kuidas erinevates andmebaasisüsteemides need SQL-i dialektid jälle mingite selliste pisidetailide poolest võivad erineda, millest siis omakorda jälle tuleneb see, et kui teil kunagi peaks olema vajadus näiteks ühte andmebaasisüsteemi teise vastu välja vahetada, siis teil võib olla vaja näha päris palju vaeva SQL koodi ümberkirjutamisega selleks, et see ka ikkagi täies mahus ja õigesti ka teises andmebaasisüsteemis töötaks.